mina olen robot Pico. Mind on loodud selleks, et aidata riigil otsuseid teha kiiremini ja lihtsamalt. Ma teen otsuseid andmete põhjal ja vahel ma eksin. Kas teadsid, et Eestis on kasutusel ligi 200 lahendust, mis toetavad otsuste tegemist ja aitavad automatiseerida protsesse? Mida tähendab otsuste automatiseerimine? See tähendab, et sinu poolt esitatud taotlusele teeb otsuse arvutisüsteem, mitte inimene. Ehk siis arvuti võib mõjutada seda, kas sa saad näiteks tööle, kooli, laenu või toetust. Automatiseeritud otsustussüsteeme ei pea kartma, kuid tasub olla teadlik, et ka arvutisüsteemid võivad teha oma otsustes vigu või olla kallutatud. Näiteks võivad olla sisestatud andmed valed või ajaloolise kallutatusega. Või siis võivad arvutisüsteemid teha otsuseid keerukaid probleeme ja olukordi lihtsustades ning üldistades. Maailmas on mitmeid näiteid, kuidas arvutisüsteemide poolt tehtud otsused on toonud kaasa tõsiseid tagajärgi. Näiteks ühes Euroopa Liidu liikmesriigis märgistasid algoritmid ekslikult 26 000 sisserändaja taustaga lapsetoetuse taotlejad petturitena, põhjustades paljudele peredele suuri rahalisi probleeme. Kuidas tunda ära, et otsuse teeb arvutisüsteem? Kui otsus tehakse üksnes automatiseeritult ja see mõjutab isiku õigusi või kohustusi, peab isikut sellisest otsustusviisist teavitama. Ja kui sa tunned, et sinu kohta vastu võetud otsus on diskrimineeriv, siis pea meeles, sul on õigus saada selgitusi automatiseeritud otsuse tegemise kohta ja taodelda otsuse ülevaatamist inimese poolt. Selleks võta ühendust otsuse teinud asutusega. Soovitatav on esitada nimi ja kontaktandmed, päring selle kohta, kuidas otsus tehti, soov lasta inimesel otsus üle vaadata. Ole teadlik ja tegutse.